Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Tuli kaugelt Põhjamaata, Lappi laste mängumaata. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Ehtis põõsal valge vööga, kattis jõed ja järved jääga. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Kuule isa, pane uist alla. Võt nii. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Ridira-diralla, pakane on valla. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna otsestuudios Ignar Fjuk, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Esines ansambel Propeller, talvelaul ja mispärast just talvelaul, aga sellepärast, et umbes pool tundi tagasi algas talv, nii et palun väga, pange uisud alla, kui kuskil teil jääd on, aga kui praegu ei ole küll, siis ilmataat hoolitseb ja vaevalt, et Tallinna linnajuhid õigeaegselt selle jää sealt ära koristavad, nii et uisutada saame sellel talvel tublisti. Aga talve algus on ka paras hetk selleks, et heita pilk tagasi, kuidas aasta või vähemasti viimased pool aastat on läinud ja me mõtlesime, et hea oleks heita tagasi vaate pilk Riigikogu tööle, sellepärast et lõppkokkuvõttes on Riigikogu see, kuhu me oleme oma esindajad valinud ja mis loob neid seadusi, mille järgi me kõik joonduma peame ja mille järgi me peame elama. Ja olgu siis öeldud ka selline asi, et 4 korda aastas mõõdetakse siis usaldust parlamendi vastu, see käib ühes sellisesse uuringus, mille nimi on usaldus institutsioonide vastu ja usaldus parlamendi vastu, no see on selline küsimus, et me võiksime nüüd küsida, et kas pole kunagi olnud nii kõrge või pole kunagi olnud nii madal, aga Ainar teab õiget vastust. Ega ma ei tea õiget vastust, aga madal on ta tõesti, et kui suvel oli seda uuringut tõesti Riigikantselei tellib 4 korda aastas ja teeb seda Turu-uuringute aktsiaselts. Kui suvel oli parlamendi usaldusväärsus 40%, siis viimase küsitluse järgi sügistalvel oli see 27%. Küsitletud inimestest usaldas siis Eesti parlamenti. Ja tuleb märkida, et nende protsent, kellel arvamus puudus, selle viimase aasta jooksul tegelikult ei muutunud. 7% oli neid inimesi, kes ütlesid, et neid absoluutselt nagu poliitika ja see, mida teeb valitsus või kas me usaldame valitsust või parlamenti, ei huvita. Nii et tegelikult 27% on asi, mis tegelikult peaks parlamendiliikmeid muretsema panema ja teistpidi vaadates, see viimane istungjärk sügisene oli väga aktiivne, vastu võeti 49 seadus, seda oli rohkem kui kevadisel perioodil, aga kevade sisse mahtus ka mäletate asi, mis ilmselt mingisuguse pika vinnaga ka parlamendi usaldusväärsust moel või teisel kõigutas. See oli see EKRE algatatud obstruktsioonide periood, kaskaad. Igal hetkel võeti 10 minutit vaheaega ja tegelikult parlamendi töö oli häiritud. No selles saates on heaks tooniks kritiseerida ja
ja ette heita parlamendile ükskõik mida ja see on alati olnud, ma arvan, ka põhjendatud. Aga sedapuhku ma küll selles saates tahaks tuua parlamendi suhtes ka mõne positiivse ette ja seetõttu ma arvan oluliste seaduseelnõude puhul ükski opositsiooni esitatud parandus läbi ei läinud. Ja see, et nüüd võrreldes suve 40% on see langenud 27%, siis ma arvan, et eks need küsitlused ongi nagu pika vinnaga. Ja mida ma tahan nagu esile tuua, on see, et nagu te mäletate aasta poole teisest, kui Riigikohtu lahendiga anti Riigikogu juhatusele õigus ja ka kohustus oma tööd korraldada ja reegleid seada nii, et nii-öelda Riigikogu ei oleks nii-öelda absoluutselt tõkestatud, siis vastavalt sellele ka juhatus on käitunud ja näiteks, kui siis selle eelneval perioodil oli päevi, kui ühel päeval, see on pikad kolmapäevad, võeti 75 kuni 100 10-minutilist vaheaega. Lihtsalt toimuski nii-öelda protseduuriliste küsimustega Riigikogu töö blokeerimine, siis nüüd sügisistungjärgul võeti kokku üldse üksnes 15 10-minutist vaheaega, mis andis võimaluse, et ka see Riigikogu koht, kus peaks toimuma arutelu ja debatt, need ka toimusid. Ja see on olnud sisuline, kõik muudatusettepanekud on läbi hääletatud, kui jälgida arutelude, siis need on pikemad, sisukamad, mis ei tähenda, et ei ole üksteise solvamist, aga Riigikogu on muutunud parlamendiks selle sõna kõige paremas mõttes. Ja ma isegi võlgeks öelda, et Riigikogu, see on ju avalik, kõigile nähtav ja ka nii-öelda see peegeldub mingil moel ühiskonnas, siis ka ühiskonnale on see andnud mingisuguse kummalise mõju või see, kuidas poliitikud käituvad. Nii et viimane kolmapäevane esimene stuudio oli sõna otseses mõttes igav. Esiteks saatejuhid olid ette valmistanud ennast igasuguseks jälle selleks ülekarjumiseks ja selle nii-öelda tõkestamiseks, aga samas parlamendiliikmed seal käitusid viisakalt, soliidselt, nii et ma lõpetasin saate vaatamise ära. No nad olid juba tegelikult läinud kergele talvepuhkusele. Ja, aga kui sa räägid sellest, et obstruktsioon lõppes ära ja nüüd oli selline tavapärane igavapoolne parlamenditöö, siis mis uudist sellest siis ikka nii väga on, sellepärast, et see kordas veel kord seda teadmist, et elu on tsükliline, et toimub, et see, mis algab, see ükskord ka lõpeb ja ma täitsa ausalt, isegi Martin Helme ei jaksa lõpmatuseni kogu aeg jaurata. Inimene ei jaksa lõputult jaurata ja kui sa näed, et see ju tegelikult mingisugust tulemust peale sellise kiusamise ei too, siis lihtsalt ja aga muidugi ma lisaks Priit veel siia juurde ka, et ilmselt on ka opositsioon leppinud või unustanud seni koalitsioonile, eelkõige muidugi Reformierakonnale süüks pandud valed, millega nad valimised võitsid. Aga samas ma siiski tahaks ka esile tuua selle, et vist üldse esimest korda endaga seotud küsimustes suudeti ka mingi üksmeel ja konsensus leida, kui vähendati kuluhüvitisi seni 30% nende palga 25-le, kas see on nüüd suur või väike summa? Väga hea, arutame seda, et kas see on nüüd suur või väike summa, et kui me vaatame seda, et keskmine siis see ametipalk on parlamendiliikmel praegu 59 000. No 6 000 siis. Ja 6 000, 5 senti vähem kui 6 000 oleme täpselt ja 30% ulatuses sai siis kuluhüvitisi kasutada, siis edaspidi saab ka 25%. No alguses selle ettepaneku tegi siis Riigikogu esimees Lauri Hussar ja tema alguses rääkis väga uljalt 50%, rääkis seal sellest päris tükk aega, aga siis, kui Riigikogu fraktsioonid olid arutlenud ja pead murdnud ja nii edasi, siis jäi 50 järgi 5, mis on, ütleme, et siiski väga väike number. Et ühe inimese pealt ja tõepoolest see number on väike, aga kui me kõigi pealt kokku võtame, siis 500 000 me ei saa, aga aastas oleks siis kokkuhoidu kuni 400 000 eurot, ka juhul, kui saadikud kulutavad oma hüvitised lõpuni ära ja siis on plaan see raha kanda tagasi siis riigieelarvesse, et see on nüüd
selline asi. Natuke... ma arvan, et žestina see on ilus, et midagi tehti, ma arvan, et see on hea. See, et tehti nii vähe, see on natukene nagu naljakas, see ei ole naeruväärne, aga see on naljakas, aga vähemasti mingisugust lõpuks ometi näidati üles mingit head tahet ja ütleme, see ligi 500 000, see on ikka ka päris kena summa. Ja see ei ole kokkuhoid, jah, see on trikk. Trikk selle sõna paremas mõttes, ehk siis katse parandada seda sama parlamendi mainet, millele me viitasime saate algul ka, jah. Aga poolt oli 66, vastu oli 1 Jaak Valge, erapooletuid oli 1, 13 ei hääletanud, kohal oli 81 Riigikogu liiget, nii et täiesti tavaline istung. Priit, natuke muidugi siin nüüd sogas vett, kui vabandan sellise väljenduse et kui jutt oli, et algul oli kava 50%, mis tähendab pool, ja pärast ütled 5, siis see on 5% punkti, nii et nad on täiesti erinevad, nii et vähendati 1/6 võrra. Ma rääkisin absoluutarvudest, ma mingist protsendipunktidest üldse ei rääkinud. Aga oleks pidanud. Aga miks ma sellest veel tahaks öelda, et ma mäletan 20. augustil, kui oli seal 20. augusti klubi kokkusaamine ja ka Riigikogu spiiker oli seal, siis just temaga oli seda juttu ja ta nagu avaldas kahtlust, et ta on juba seni ka seda püüdnud teha, aga alati tullakse välja, üks erakond ütleb, et kui me kõik või poolt ei saa, siis me üldse nõus ei ole, teised ütlesid, et ilmselt on tähtis hoopis palka vähendada, et kes kohale ei käi, sellelt võetakse palk ära. Keskerakonna idee. No näiteks ja selliseid erinevaid lähenemisi, ühesõnaga, et summutada seda, et kui lõpuks ikkagi jõuti mingisugusele tulemuseni, siis see on ikkagi väike samm, aga õiges suunas ja see on hästi oluline. Aga ma lisaks ühe momendi juurde. See on ju kõige tähtsam asi üldse selles parlamendi aastas, räägime pikemalt sellest. Jah, aga ühe ainsa momendi, et siin ikka aeg-ajalt mõned kommentaatorid toovad esile, et meil on nii vaene parlament, et igal ühel võiks olla oma abiline või nõunik, et pigem peaks nagu raha juurde andma. No olles Riigikogus üsna kaua olnud, seal on igal fraktsioonil mitu nõunikku, mõnel suuremal fraktsioonil on 6-7, igal komisjonil on nõunikud, juriidilisel osakonnal on nõunikud, nii et tõepoolest võiks seda nii-öelda kuluhüvitiste raha, mis seni juhatuse korraldusega ei ole lubatud, kasutada ka abiliste palkamiseks, loomulikult mitte iga ühe jaoks, aga 3-4 peale neil võiks olla üks abiline või siis pool töökohaga ja ilmselt ma arvan, varem või hiljem seda ka tehakse. Niisama lihtsalt autoliisimiste või mingisuguste otsitud tšekkide peale ei ole otstarbekas seda kasutada. Kuus on nagu rihid. Ta rihib sinna, et nõunik võtab erinevatelt liisingufirmadelt, võtab pakkumisi ja siis valib oma saadikule selle kõige soodsama pakkumise välja. Seda raha enam ei üle, sest selle raha saab abiline oma töö eest. Et see ülejäänud raha võiks olla siis mitte lihtsalt tagasikantav riigieelarvesse, vaid suunatult parlamendi töö tõhustamisele ja parandamisele. Ja kujutad ette, et siis tuleb sellest, et tuuakse 10 nõuniku juurde ja siis me hakkame siin ise istuma, näost punased räägime, et ja nüüd nad võtavad rohkem inimesi juurde sellepärast, et... Aga selle sama raha eest, mis muidu läheks korstnasse. Jaa, et ma olen, kui aastaid tagasi oli see parlamenti liikmete nõunik palkamise küsimus oli arutelu all, siis mina olin lausa vahus ja olin selle vastu. Ja mida aega edasi, seda rohkem ma mõtlen, et see ei ole nii halb mõte. Et võib-olla jah, et kui igal ühel oleks selline abiline, et siis võib-olla palgatud abiline, võib-olla see oleks päris nii hea mõte. Aga inimesi, kes suudavad terve ja terase pilguga asju üle vaadata, kui me võtame selle riigieelarve, selle mingisuguse ligi 600 lehekülge või üle 600 lehekülje, siis mingisugust seletuskerja, no ei jõua, ma arvan, et Eesti Vabariigis on peale selle kokkupanija veel 2-3 inimest, Anvar Samost ja siis võib-olla veel keegi, kes on sellele läbi lugenud, aga saadikud kindlasti ei ole seda läbi lugenud, nii et tegelikult sellist õigusnõu kindlasti on vaja. Ma nüüd Riigikogu siis sellise õigus- ja analüüsibüroo on seal vist, jah. No ma seal nagu sellele väga, väga suuri panused ei teeks, et mul on selline tunne, et kõik need kõrgelennulised analüütikud on juba kuskil ja advokaadid on kuulsates büroodes, aga inimesi, kellel on korralik juriidiline haridus, seal võiks olla ja me teame, et
nüüd kui on üks seadus, mis hiljuti vastu võeti, mida nimetaks siis Keit Kasemetsa seaduseks, mis siis ütleb seda, et riigikontrolör ei vaja, et tema puhul ei ole kohustuslik siis kõrgem juriidiline haridus, et see võib olla lihtsalt magister mingisugusel muul alal, siis võimalike nende parlamendisaadikute abiliste puhul ma küll peaksin siis kõrgemat juriidilist haridust hädavajalikuks. Nad on seaduse andjad ja inimesed, kes võivad omal alal olla väga head eksperdid ja tublid inimesed, muidu ka ei pruugi aru saada, tänapäeval juriidika on ikka väga keeruline. Jah, mis eeldab mainet ja mis eeldab palka. Muidugi üks arv, mille Ainar tõi välja, see, et arvamusküsitluste suhtes, milline võiks olla Riigikogu või mõned muu põhiseadusliku institutsiooni maine, et neid oli ainult 7%, siis ma mäletan novembris, kui ma viimati siin saates oli, siis oli jutuks novembrikuised arvamusküsitlused erakondade usaldusväärsus, see on hoopis teine asi. Jah, täpselt. Ja seal oli neid, kellel nii-öelda puudus oma seisukoht, neid oli 31% ja selle järgi siis tuletatult oli alla 25% neid Eesti kodanikke meie riigis, kes toetasid valitsust ja siis ma hakkasingi mõtlema, et räägitakse nii, et uus valimistsükkel algab valimispäevast, järgnevast päevast. Et meil on näiteks Rahvusringhäälingus, mis on avalik-õiguslik asutus, väga oluline poliitiline saade, esimene stuudio, kuhu millegipärast kutsutakse ainult parlamendierakondi. Ja nüüd ma olengi mõelnud, et miks see nii on, samas kui tekivad erakonnad, kellel toetus läbi küsitluste on üle valimiskünnise. Et miks siis need erakonnad, neid ei ole kunagi rohkem võib-olla kui üks, aga võib-olla ei ole ka ühte. Et miks neid sinna ei kutsuta? Sellepärast, et sellel saatel on selline nimi või formaat, et need on parlamendierakond. Vaata, olles olnud siis ka ERR-i nõukogu liige mõnda aega, et ma mäletan seda päris hästi, kuidas enne valimisi, et see enne valimisi läbib seda maja selline paaniline hoog ja soov teha kõike nii, et keegi ei saaks midagi neile ette heita. No aga nõukogu ju kinnitab, kui ma ei eksi, valimiste kajastamise üldreeglid. Nõukogu kinnitab valimiste kajastamise üldreeglid ja ma pean ütlema, et kui tavaliselt bürokraatia tuleb ülevalt poolt, siis vähemasti tol aastal, kui mina seal olin ja nägin ka neid reegleid, siis need olid uskumatult keerulised, ülebürokratiseeritud ja nagu ikka selline asi näitab seda, et jumala pärast keegi ei saaks meile ette heita, et me oleme olnud erapoolikud kuidagi. Ja ma põhimõtteliselt saan aru ka, et millest see kõik nagu sünnib, sellepärast eriti Rahvusringhääling on suuri tähelepanu all alati ja kui seal kellegi poole nagu midagi kaldu, et siis kisa on. No nii, aga et selle Ignari jutu peale mul on just täiesti vastupidine mulje selles osas, et kes ja mis asju meil kõvaelega arutab ja keda tsiteeritakse. Et ma olen terve selle möödunud aasta vaadanud, et millise erilise huviga siis ajakirjandus kajastab parempoolsete ja Lavly Perlingu kõikvõimalikke seisukohti kõikvõimalike asjade kohta. On see majandus, on see poliitika, on see välispoliitika, no mida iganes. Ja pikalt, põhjalikult on kogu aeg meedias. Samas, kui me vaatame siis neid parempoolsed toetusprotsente, siis nad on künnise all, need ei näita mingisugust minu meelest. Seal ikka 5% piiri peal ja üle selle. Juba 6 ja 7. Ja täna 6, homme 4, eks ole, see on sellised pisikesed numbrid, aga seal künnise peal nad on. Ja nüüd ma kogu aeg mõtlen, ja ta võtab hästi põhjalikke ja suuri seisukohti, et see on kõik täielikult vale, umbes nii nagu meiegi, eks ole siin, ja et tuleks teha hoopis teistmoodi. Ja ma mõtlen, et mis asi siis tegelikult, et mis asi on andnud talle selle nagu platsdarmi või selle iseenesest mõistetava õiguse kõike kommenteerida kui õigusoraakel. Just nimelt, samas... See on tema õigus, absoluutselt. Oota, ei ole õigus, sellepärast, et oota, see valiku teeb ajakirjandus. See õigus võib olla ükskõik kellel, igal mehel tänavalt valiku teeb ajakirjandus, aga parempoolsetel on õigus teha ka 300 pressiteadet päevas, kui nad tahavad. Selle vastu ei vaidlegi. Küsimus oli selles, minu küsimus on selles, miks väga marginaalne poliitiline rühm saab ebaproportsionaalselt suurt
tähelepanu ajakirjandus, ma ei ole päriselt aru saanud. Ma pean Lavly Perningust lugu, ta on täiesti selline poliitika jaoks nagu õige materjal, tal on olnud selja taga ajaloos omad pläkid, ta on tulnud nendest välja, kellel neid ei oleks lõppkokkuvõttes olnud. Võib-olla ühel hetkel temast saab selline tähelepanuväärne poliitik, esialgu ta sinna jõudnud ei ole, ta ei ole ka poliitik antud selle nagu sõna otseses mõttes. Aga kuidagi ta suudab siis ära tinistada oma seisukohtadega, et tema astub diskussiooni nii-öelda võrdselt tasemelt siis Reformierakonnaga näiteks. Ja siin koha peal ma pean ütlema küll, aga sama kaalu tal ühiskonnas ei ole siis valijate baasi poolest. Selles punktis ma ütlen küll, et ma toetan nagu ERR-i, et need, kellel on valijate baas, kellel on suur hulk poolehoidjad, nendel on nii-öelda selline loomulik või orgaaniline sõnaõigus kõneleda suurema hulga inimeste eest ja võib-olla saada ka rohkem kõneaega. Nojah, erinevalt parempoolsetest augustis loodud erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid, eks ei ole 2% ka parimatel aegadel ületanud ja nüüd see vastloodud erakond otsast laguneb, nii nagu lagunes otsast EKRE, kelle baasil siis tekkis tegelikult rahvuslaste ja konservatiivide erakond, et 4 nimekat juhatuse liiget, Henn Põlluaas, endine Riigikogu esimees, nende hulgas Ants Frosch, Peeter Ernits, Helen Rebane lahkusid sellest parteist. Mõned neist on käinud Isamaa ukse taga koputamas, nii väidavad väga paljud poliitikud, kes on seda koputamist näinud. Väidetavalt mõned on ka uksest sisse pääsenud, veel mitte Isamaaga liitunud. Aga jah, neid uusi erakondi Eestis on ju tekkinud ja isegi parlamenti jõudnud, aga rahvuslased ja konservatiivid seda teed ilmselt minna ei saanud. Meenutan, Vabaerakond oli ka parlamendis, eks? Ja oli meenutagem Tuleviku Eesti erakonda, eks ole, 90 alguses. Ja, mitmesuguseid huvitavad, aga sellest... Metsaerakond, Talurahva erakond, Sinine erakond. Rohelised olid ka parlamendis. Rohelised olid ka parlamendis. Ja enamus juhtudel on ju selleks lagunemise põhjuseks lihtne oskamatus nii-öelda omavahel asju ära klaarida. Ja seda küll, aga kui me räägime sellest ERK-ist või siis Eesti rahvuslased ja konservatiiv, kas kellelegi tõesti tundus see, et sellest võib kasvada parlamendi erakond? Kui paar inimest löövad lahku ja siis nad lähevad tülli seal oma vahel ja siis, mis on niigi üsna selline pingeline olukord kogu aeg seal EKRE mingites sfäärides ja ütlevad, et nemad nüüd teevad siis omale erakonna, tahavad selle suureks kasvatada. Vabandage, kas kellelgi oli siis nagu tõepoolest ettekujutus, et sellest kasvab suur erakond? Kas Ignar, sul oli selline tunne, et tuleb Reformierakonna nagu mantlipärija? Kui ma mäletan, kui oli selles suures Saku hallis Eesti rahva suurkogu või mingi taoline üritus. See oli teatri, kõik inimesed ei pruugi, see oli miljon aastat tagasi, kõik inimesed ei pruugi teada, anna kontekst, räägi, et see oli teatri etendus, Ojasoo ja Semperi teatri etendus, mis imiteeris poliitika. Mis ma tahtsin sulle vastata. Ja, aga selgita enne, mida sa tahad rääkida. Mul paar sekundit tekkis tunne, et kui seal see erakond tehakse, et kas tõesti võiks siin ka astuda sinna erakond. Mul tekkis see tunne, aga nüüd selle ERK-iga tõesti ei tekkinud. See ongi see suur vahe, sest selleks, et erakond oleks nii-öelda mingisugusel teemal kõnetaks valijaid, tal peaks olema väga selge mingisugune programmiline seisukoht või mingi baas, aga neil ei olnud, nad lihtsalt ütlesid, et nagu EKRE, aga lihtsalt kuidagi teisiti. Ja see ei saanudki olla, aga ma ei tahaks keskenduda, kui me räägime erakondadest ja antud juhul ka parempoolsetest ühest erakonnast, kes võiks debattides osaledes, me ei peaks keskenduma sellele ühele või konkreetsele teisele erakonnale, vaid sellele, et üldiselt me ei ole ju rahul poliitikaga, mis Eestis tehakse viimased paar võib-olla ligi 10 aastat sellest paigal seisus, sellest peenhäälestamisest. Ja mis on siis see alternatiiv? Tänane Riigikogu, need 6 erakonda ei paku meile seda, lihtsalt see valimis tulemus on selline, nii et lihtsalt see innustus uutest erakondadest vahel võib tekkida ja õige põhjusega selleks, et Eesti elu oleks parem. Ma ütlen siia hästi lühikese repiigi enne lõppu. Rahvuslik konservatiivsete erakondade tiib on tegelikult suhteliselt üleküllastunud ja kui me räägime parempoolsetest, siis et tõsi, parempoolsete ots on nagu kuidagi kahvatunud. Ja. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkub. Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Väljas läheb üha hämaramaks. Alanud on talv,
piserdab väike kerget märga lund, aga meie läheme oma saatega edasi ja räägime ühest sellisest akadeemilisest võbelemisest sellel nädalal, mille siis põhjustas Eesti Kunstiakadeemia rektori Mart Kalmu teade selle kohta, et EKA on otsustanud lõpetada koostöö Iisraeli ülikoolidega. Tegelikult see väljend koostöö Iisraeli ülikoolidega on nagu isegi nagu kuidagi nagu liiga pidulik, tegu oli siiski ainult ühe õppejõuga, kes oli siis Erasmus Plussi programmis, luges midagi seal ja otsustati ära jätta siis tema nende loengute teine osa, nagu hiljem on siis selgunud, et sellele professorile siis selle kohta isegi midagi ei teatatud, see kõik tuli talle üllatusena, ERR intervjueeris seda inimest hiljem, kuid see vastukaja, mis siis sellest otsusest sündis, oli täiesti tähelepanuväärne, et see võib-olla ongi isegi selle aasta suurim akadeemiline skandaal üldse Eestis. Jah, tegelikult on see täitsa õpiku näide sellest, kuidas emotsioonid ja maailmavaated, mis on täiesti normaalsed asjad, otsivad käänulisi ideid ja võivad muutuda probleemiks, kui neid eirata või esialgu mitte tõsiselt võtta ja ega rektor Mart Kalm ilmselt ei süvenenud sellesse. Siis kui ta hakkas aru saama, et mingi probleem on sellepärast, et tõepoolest ega õppekava juht ikkagi teatas lisaks sellele, et ei jätkata koostööd ühe Iisraeli kõrgkooli professoriga, teatas ka seda, et EKA katkestab koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega, siis ka rektor Mart Kalm ütles, et enamus Euroopa kunstiülikoole on katkestanud Iisraeli ülikoolidega suhted. Ja vot sealt läks see pall nagu veerema selles mõttes, et tegelikult Priit asja ei olnud ollagi, aga siiski asi oli ka väga tõsine ja Hamasi toetajad, Iisraeli vastased on Eestis varemgi ju välja astunud, jumala pärast, ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on saanud ka rahvusvahelise vahistamismääruse nagu Vladimir Putin, aga erinevalt Putinist on Netanyahu siiski võimule tulnud valimiste kaudu, mida mitte keegi ei ole kahtluse alla seadnud ja mille tulemusi mitte keegi ei ole kahtluse alla seadnud, et see on nagu see vahe, aga asi läks väga suureks ja juudid kogu maailmas ja juudi riik jälgib väga tähelepanelikult, mida teevad juudid ühes või teises riigis ja mida tehakse juutidega ühes või teises riigis. Ja Eesti juudi kogukond loomulikult tegi ka kohe avalduse ja see ei ole selline siseriiklik avaldus, see avaldus elab oma elu väljaspool Eestit ja ka Iisraelis ja selles avalduse tekstis on lause, mis tegelikult on ohtlik ja mis mulle absoluutselt ei meeldi ja mulle absoluutselt ei meeldi, et juudi kogukond Eestis kasutab sellist sõnavara ühe väikese peaaegu et põhjuseta konflikti paisumise suhtes ja ma tsiteerin: jälgime murelikult antisemitismi ilmingute kasvu Eestis, mis on avalikus ruumis ja ühiskondlikes institutsioonides muutunud üha märgatavamaks. See on väga ohtlik avaldus. Ütlen kohe, mina poleks seda otsust teinud ja samas lisaksin ka, et EKA emeriitprofessor David Vseviov on lisanud selleks, et seda kõike mõista ja siis alles otsustada, on oluline nii kontekst, nii täpsed asjaolud ja kui ka ajaloo mõistmine. Just mõned päevad enne seda David Vseviov pidas suure loengu Boris Bernsteini 100. sünnipäeva puhul, mõlemad teatavasti on juudid ja tema ettekanne võeti seal vastu nii-öelda ovatsioonidega ja nad mõlemad, nii ka kunagi Leo Gents on nii-öelda olnud ja jäävad alati nii-öelda Kunstiakadeemia mõttevaraks. Ja minu jaoks see nädalapikkune asja avalik käsitlemine ei ole antud kontekstis oluline mitte see, kuidas või mida EKA nõukogu otsustas, vaid see, milline on olnud reaktsioon. Ja reaktsioon on olnud totaalne kampakas, mis meenutab veidi Aivar Mäele osaks saanud, viha üleolek, selline kättemaks ja need reaktsioonid ja väited, mis on mind hämmastanud ja mis on minu meelest kohatud ja mitte asjasse puutuvad ja nagu Ainar, sa ka ütlesid, ka need elavad oma elu ja need on tehtud enne seda, kui juudi kogukonna juht tegi oma avalduse, on näiteks sellised, et EKA on nüüd juudivaba, et EKAs
valitseb ja Eestis tõstab pead antisemitism, et EKA otsust võrreldakse holokaustiga, millest minu meelest on ainult väga väike samm selleni, et ei mõisteta, mis holokaust oli, see õudus, ehk jõutakse holokausti eitamiseni, et EKA toetab Hamasi ja kuivõrd Hamasi ja teisi terroristlikke organisatsiooni toetab ka Venemaa, järelikult toetab ka EKA Venemaad ja on Ukraina vastu ja järelikult EKA on venemeelne ja vene käpik ja et EKA ongi siis purupunaste ja islamistide pesa. No kus sa sellega kokku oled korranud? Selles mõttes on Ignar, sotsiaalmeedias tuhninud ja tood meile huvitavaid toredaid. See on see, kuidas ühest lausest hakkab elama terve maailm, mis elab oma elu, mida ei ole enam võimalik juhtida. Ja edasi siis, et Vabadussõja võimutsamba loos, mäletate 2009, kui see püstitati, oli just EKA see, kes oli mõne meetri kõrgema samba tegemise vastu, just nagu sellest oleks see sambas madalam on, tuletan meelde, et EKAs ja põhjuseks oli, et muidu ei nähta Nevski katedraali, mis on venestamise sümbol, vaatasin läbi sellel ajal selle elu ise elasin, midagi sellist pole olnud, jutt oli Kikinde kökist ja Muinsuskaitseamet oli see, kes tõkestas veidi ja kui te minna Vabaduse väljakule, siis kas ja kuivõrd üldse on Nevski sealt näha, on täiesti ise küsimus. Ja siis veel seostamine punamonumentidega, mille puhul Mart Kalm kui kunstiajalooline peab kindlasti omama veidi konservatiivsemat seisukohta kui teised, mis ei peaks muidugi olema poliitikaväline ja kõik see seostamine New Lefti ajakirja lugemisega. Okei, no see kaitsekõne läheb väga pikaks. Aga ühe olulise asja nüüd tahan jõuda, et see kõik meenutab Nõukogude aega, kus oli ka lääne mingisugune teadmus, mingisugused ajakirjad pandi suletud fondi, need olid keelatud, sest muidu meie need ullikesed ei saa aru, kuidas peaksime elama. Ja sa ei räägi üldse asjast. Ma räägin täpselt just asjast. Jaa, sa räägid kajastusest, aga sa räägi sellest, et tagaselja meie Eesti Kultuuriakadeemia rektor teadis, et nii, nüüd on šluss, oleme lõpetanud kõik suhted Iisraeli ülikoolidega ja lisas sinna juurde muuhulgas selliseid asju. Eks, ma täpselt tsitaati ei mäleta, eks me ju tajume ka, mis maailmas toimub. Ja et väga paljud või siis, et enamus mingisuguseid akadeemilisi asutusi on lõpetanud siis suhted Iisraeli ülikoolidega, mis on vale. Ma võtsin spetsiaalselt, ja tükk aega surfasin ja vaatasin, kuidas erinevates riikides on seda teemat käsitletud. Jah, mõnes riigis on nii, paljudes riikides on teisiti, erinevad rektorite kogud on tulnud kokku ja öelnud, et mitte mingit Iisraeli ülikoolidega sidemete kollektiivset katkestamist meil ei toimu, et see on jama, et Iisraeli ülikoolid ja Iisraeli ülikoolide õppejõud, akadeemikud ja üliõpilased ei käi püss seljas koloni kõrgendikel või Gazas. See on vale ja siin, minu meelest see probleem on selles, et ma pean Mart Kalmust kui arhitektuuri ajaloolasest väga sügavalt lugu ja see juhtum minu lugupidamist tema vastu absoluutselt ei mõjuta. Ma arvan, et ta tegi hoolimatu vea, ta ei mõelnud sellele, millised tagajärjed sellel kõigil on, et see küsimus seotud siis nii-öelda Eesti, Iisraeli, teise maailmasõja, Gaza olukorraga, Palestiinaga on ääretult tundlik ja ei ole mõtet toppida sinna oma sõrme sellesse herilasse pessa. Selle tulemuseks on see, et herilased paremalt ja vasakalt tulevad ja nõelavad su surnuks ja keegi ei suuda sind kaitsta. See on minu meelest nagu Mart Kalmu kõige suurem viga. Ma saan aru, et kunstikoolid, kunstiülikoolid ongi väga tihti sellise vasakpoolse mõttelaadi sellised mitte pesad, mitte hällid, aga seal on palju vasakpoolsed mõttelaadi. Me pole mõtet hakata sel teemal nagu pikemalt arutama, miks see nii on, aga see on niimoodi. Aga Mart Laar, kui ta ütleb, et Mart Kalm, kui ta ütleb, et peab tajuma, mis maailmas toimub, peab tajuma ka, mis Eestis toimub. Temal jäi puudu Eesti
konteksti tajumise võime, ma loodan, et ta õppis sellest. Ma arvan, sinuga võib nõustuda ja kui ma oma nii-öelda kaitsekõnet alustasin, siis ma just rõhutasin, et kuivõrd te kõik mainisite juba nii-öelda asjaolud ära, siis ma toon ka teise poole välja. Ja see teisel poolel on veel kolmas osapool nii-öelda ja ma uuesti kordan, et see ei ole mitte õigustus, vaid see seletus asjale, et küsimus on ka suuremas kontekstis ja see on, et kas me näeme ja antud juhul ma ei ütle, kas Eesti näeb, vaid kuidas maailmas nähakse, kas peaks olema seal noil aladel 2 riiki või 1 riik, siis ärme sellesse teemasse küll lähe. Aga see ongi see... Või kolm, aga miks mitte ka 4, kuule? Ei, 2 riigi teemad, ka USA, kõik lääneriigid seda toetavad. Samuti kui ära hakka nüüd sellest teemast, ära hakka sellest 2 riigi teemast rääkida. Täna Priit kuidagi selline talvemeeleoluline, et peaks olema tasa, lumehelbeke tasa. See on nii lõputu teema, mida... 2 riigi teema ei puutu ühe Eesti tunnustatud kõrgkooli siseasjadesse üldse tegelikult. See tähendab seda, et loomulikult võivad selle kõrgkooli õppejõud ja tudengid arutleda nii, nagu aastaid tagasi ja arutleti 30 aastat tagasi poliitika üle kõigis kõrgkoolides ja see on täiesti normaalne. Aga viia nüüd asi selleni, et suhete katkestamine ühe riigi kõrgkoolidega, see on natuke liiga palju, mis kasvas välja ühest pisikesest väitest. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab, Tallinna stuudios Ainur Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd edasi meie idanaabri, vihase ja kurja idanaabri teemadel. Sel nädalal on olnud meil üsna palju uudiseid selle kohta, mis toimub siis piiri ääres, ehk teatavasti siis need piiriületuspunkte on järgi jäänud vähe ja sinna on kogunenud üsna palju inimesi, kes pühade eel soovivad Venemaale minna. Ütlen vahele kohe, et asi ei ole ainult piiripunktide vähesuses, asi on ka selles, et totaalne tollikontroll tehakse kõigile piiriületajatele, mida varem ei olnud ja piiripunkt on ka tavapärasest lühemat aega lahti. Just, ja no, mida võikski arvata, et siis kui tekivad pikad järjekorrad, siis eriti kui asi puudutab idapoolset Eestit, ilmuvad ise hakanud organisaatorid, juba tekkisid sinna inimesed, kes hakkasid spekuleerima kohtadega, tekkisid mingisugused nimekirjad, käisid ringi paar kolm või rohkem sellist heas toitumuses meest, kes koostasid need nimekirjad ise ja kuhu nad määrasid siis inimesi, no keegi maksis selle eest. Müüsid põhimõtteliselt kohta järjekorras. Põhimõtteliselt müüsid kohti tänu sellele, et neil olid laiad jalad ja puhevil musklid. Nii kaua, kuni lõpuks siis saabus kohale Eesti politsei, võttis meeste käest nimekirjad ära, tõmbas lõhki, viskas minema ja ütles, et mingisuguseid nimekirju meil ei ole, inimesed on järjekorras nii, nagu siia on saabunud ja võivad nüüd siis rahulikult edasi seista, aga kahjuks mõne aja pärast siis teatas ka politsei poolt tuli siis või PPA-st tuli ka selline teade, et ega me nüüd kogu aeg ei jõua ka seal mingisugust nagu kontrollida seda, et kas keegi teeb mingid nimekirju või keegi ei tee mingid nimekirju, nii et ma kujutan ette, et kui mundrismehed pööravad selja, siis keegi hakkab jälle, kirjutab nime, telliskivi peale oma nime, paneb selle sinna järjekorda ja pärast müüb selle koha edasi. Nojah, soovitus mitte reisida Venemaale on kindlasti poliitiliselt põhjendatud, ainult et see ei vasta nagu selles mõttes tegelikkusele, et tegelikkus on see, et meil on jätkuvalt väga palju kodakondsuseta inimesi, kes elavad alaliselt Eestis, kes saavad ilma viisata Venemaale. Meil on väga palju perekondi, kellel on Vene pass, kes elavad alaliselt siin. Ja meil on väga palju perekondi, kellel tegelikult sugulased ja tuttavad elavad teisel pool Narva jõge, mis on see teine riik. Ja loomulikult aastavahetusel on tavapärasest suurem liikumine, et külastada oma sugulasi tuttavaid, mis on iseenesest täiesti normaalne tegevus. Aga sel nädalal tuli ka selline teade, Oota, ma tahtsin lisada seda, et see mõnes mõttes ju on väga turumajanduslik positsioon, mida need kantõlad ja kantpead on sinna ette võtnud. Kõikidel, nii ka praegu kuulsal teatretendusel Eestis on väga tugev järelturg, kus piletihinnad tõusevad 2-3 korda.
kõikidel jalgpallimatšidel Euroopas igal pool on järelturg. Nüüd ongi selles, et antud juhul tuli see järelturg konteksti või kohta, kus see ei oleks pidanud olema ja mul on hea meel, et politsei oskas selle väga tõhusalt selle nii-öelda teema maha võtta ja Aktuaalses Kaameras olid mõned intervjuud seal olnud venelastega, kes siis tahtsid üle piiri minna. Nad sõna otsast mõttes tänasid Eesti politseid, et lõpuks ometi ta on kohal, teeb oma tööd hästi ja ma arvan, et PPA-l jätkub ka ressurssi seda nüüd aastavahetust nii üle elada, et asi oleks Eesti pool nii-öelda Eesti nägu, mitte seda kantpea nägu. Just, ja see, mis sa just ütlesid, et see näitab ka seda, et sellisel korra hoidmisel on väga oluline mõju neile inimestele, kes elavad Ida-Eestis. Et kui me meenutame seda meie poolt palju kordi tsiteeritud suurt lõimumisuuringut, mida tänavu siis esitleti, siis selles suures lõimumisuuringus on üks suurimaid mitte eestikeelsete inimeste rühmi on selline, keda nimetatakse selles lõimumisuuringus kogukondlikult tihedalt lõimitud inimesed. See on üsna suur hulk nendest, ma arvan, ta ulatub sellele üle ligi 30%, sinna kuulub palju selliseid keskealisi inimesi, ühesõnaga, kes on ennast nagu elus tõestanud, kellel on tööamet ja lugupidamine ühiskonnas. Nad ei ole nii-öelda Eesti patrioodid selle sõna nii-öelda tavalises mõttes, aga see kogukondlik lõimitus tähendab seda, et nad on hästi tugevasti omavahel nagu seotud, on siis korteriühistu või mingisugune, ma ei tea, huviring või mis iganes sellist, aga nende suhtumine Eesti Vabariiki on positiivne, aga need kriteeriumid, mille põhjal nad suhtuvad Eesti Vabariiki positiivselt, on järgmised. Nad on huvitatud sellest, et Eesti Vabariik toimib institutsionaalsel tasemel, ehk pension laekub õigel ajal, kui helistad kiirabisse, siis kiirabi tuleb kohale, kui sul on vaja arsti juurde minna, siis arst on olemas ja kui sul on vaja politseid, siis politsei on olemas. Ehk need on need inimesed, kelle jaoks on oluline, et kord oleks majas. Ja Eesti Vabariik on see, kes seda korda nende jaoks nii-öelda isikustab. Ja selles mõttes, kui nüüd on see, kuidas need inimesed, kes seal piiri ääres on ja kellel võivad olla sugulased teisel pool, kui nemad näevad, et Eesti politsei hoiab seal korda, siis sellest nagu paremat propagandat on tegelikult väga keeruline välja mõelda, et selles suhtes ma soovitan PPA-le, hoidke seal silm kogu aeg peal, see on teile täiesti töö käigus täiesti tasuta selline maine tugevdus ja ka Eesti Vabariigile endale. Ja võib-olla just selle teema laiendusena veel, et Eesti on nüüd harrastanud ja vist tulevikus harrastab natuke ka teistest maakondadest saata kohtadele nii-öelda mingisugused haldurid või nõunikud või toetajad, kes siis aitaksid korraldada mingisugust elu koha peal. Ma arvan tõesti, Eesti politseil on väga suur toetusprotsent eestlaste ja ka ma arvan muu rahvuste hulgas ja lihtsalt, et see politsei tegevus oleks positiivselt nähtav ja küll siis see nii-öelda piirkond on ka märksa eestimeelsem ja märksa nii-öelda sobituks Eesti Vabariiki. Jah, loomulikult, aga lisaks neile, keda sa mainisid, Priit, on paratamatult ikkagi väga palju neid, kes ei ole Eesti riigi vastu ja kes ei ole otseselt Vene riigi poolt, aga mis teeb murelikuks. Neid mitte-eestlasi, keda tegelikult Eestiga suurt midagi ei seogi. Seob võib-olla korter, paremal juhul töökoht, võib-olla tõesti õigel ajal laekuv pension ja see on ka kõik. Ja see on tegelikult muret tekitav, ehk siis põlvkondade vahetusega oleks pidanud nende inimeste arv kahanema ja see on kindlasti kahanenud, aga mitte väga oluliselt ja selles mõttes ma taas ütlen, et mina oleks küll tuleviku poliitikat kujundades väga ettevaatlik kõigi nende suhtes, kes ei ole enda kodakondsust määratlenud, aga kes on siin alalised elanikud, et aeg oleks jõulisemalt hakata tegelema sellega, et kas määratled enda kodakondsuse või määratle, see on ikkagi iga inimese ma olen ka selle asja oluline just selles kontekstis mõelnud ja toetan sinu mõtted, aga samas nad ju kunagi ühe valiku tegid, nad ei võtnud omale Vene kodakondsust. Nii et see oli juba siis üks teatud küpsusaste,
mis tähendab ka... See küpsusaste on ületatud, see aeg on läbi. Ei, seda küll, aga siis nad sellest lähtusid. Nad ei võtnud Vene kodakondsust. Aga Venemaa teema on olnud siis sellistest nagu teise, kolmanda järgu uudistes päris palju esil. Muuhulgas pidas siis kaitsepolitsei kinni siis ühe inimese, keda kahtlustatakse rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises ja jääb mulje, et nad üritasid kuskilt Sillamäe sadamast mingisugust naftatankerit kuskile Venemaale välja sokutada. Tegelikult oli asi selles, et üks 65-aastane daam siis aitas välismaal elavate Vene kaasmaalaste õiguskaitse ja toetusfondi raha kättesaadavaks teha 50 000 euro ulatuses neile inimestele, kes siis peaksid tegelema riigireetmises süüdistavate Eesti kodanike kaitsmisega. Ehk et siis Venemaal on selleks küllalt suured fondid, see raha ei ole kättesaadav, aga seda üritatakse siis nendele kohalikele kaitsjatele kätte saada ja nüüd on siis see naine on kinni peetud. Üks teine uudis on veel see, et seadus loodi siis vastav regulatsioon selleks, et Eesti noored ei tohiks sõita Venemaale mitmesugustesse ajupesulaagritesse, on need kas noorsolaagrid või mingisugused spordilaagrid või midagi muud. Teatavasti sel teemal on olnud üsna palju juttu ka, et aeg-ajalt loeme jälle väljaannetest kuskil kas Narvast või Jõhvist või Kohtla-Järvelt või ükskõik, need nimed ei ole tähtsad, korraga tuleb välja, et mingi terve klass on käinud kuskil mingisuguses ajupesulaagris. Nüüd on selle kohta konkreetne regulatsioon olemas, et need asjad ei ole enam lubatud. Aga kuni 21-aastased ja see on eelkõige vastutus treeneritel, ringide juhendajatel, mitte nendel alla 21-aastastel lastel. Just. Ja täname teid täna kuulamast. Ilm on endiselt talviselt sombune, aga küllap läheb paremaks ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.